See on hunt. Nüüd ta sööb meid ära. Terve ja normaalne hunt ei tee inimesele midagi. Aga mis ta siis ulub? Meie pärast ulub, ütlema sulle. Hundid uluvad, et teavitada teisi oma asukohast ja kaitsta oma territooriumi. Siis ei põrku rivaalitsevad karjad omavahel kokku. Hundi ulgumine kostab kuni 10 kilomeetri kauguselt. Ma olen ühe korra hunti näinud. Ta oli nii koera moodi. Võib-olla sa nägidki koera. Tead, kuidas neil vahet teha? Hundi saba on alati sorus. Ütle mulle, kas see võib olla hundi jälg? Hundi jälg on piklikum kui koeral. See on sinu oma enda jalajälg. Aga lähme otsime. Öeldakse ju, et kus hundist juttu, seal hunt ongi. Lagedamad metsaalad on hundi kodu. Pesa eelistab ta teha üksildasse paika, näiteks tühja koopasse. Mõnikord kaevab loom pesauru ka ise. Hundil on 1 mehe jõud, aga 9 mehe aru. Nii pidas vanarahvas hallivatimeest üheks targemaks loomaks. Väärt hinnang suurimale koerlaste sugukonna metsikult elavale liigile ja kodukoera eellasele. Hunt armastab metsamajandusega piirkondasid, et see kutsub esile siis nii-öelda uluksõraliste produktsiooni kasvu ja hunt on alati meelsamini seal, kus tal süüa rohkem. Hunt on Euroopa Liidus rangelt kaitstav liik ning teda kütitakse vaid seal, kus see ei sea ohtu asurkonna head seisundit. Eestis on hunti kaitstud napid 10 aastat. Enne seda võis teda küttida aastaringselt ja limiidivabalt. Möödunud sajandi algul ja keskel oli hundi arvukus väga madal, paarist kuni paarikümneni. Hunt ei surnud Eestis lõplikult välja ainult seetõttu, et populatsiooni taastasid idast tulnud hundid. Praegugi sõltub nende käekäigust Venemaal ka arvukus Eestis. 2002. aastal lühendati hundi jahiaega. 2009. kevadel loendati Eestis 135 isendit. Praeguseks on huntide arvukus soovitud tasemel. Loomulikult mängib siin olulist rolli elupaikade olemasolu, et elupaigad on meil sobivad elupaigad hundile säilunud, mida ei ole, enamus Euroopa riikidest ei ole säilunud. Ja seetõttu meil on hundiga hästi hetkel, jah. Hunt kui tippkiskja aitab säilitada metsa ökosüsteemi tasakaalu, ohjates nii saakloomade kui ka endast nõrgemate kiskjate populatsiooni. Praegune huntide arv on selle ülesande edukaks täitmiseks madal. Suurendada seda aga ei saa, sest muidu ohustaksid hundid lambaid.